läksime koos ilusti vedurivilega, väga täpselt. Oleks ka patt seda üldse mitte teha, kui vaadata Levadia koosseisu sügavust ja tugevust. Mitmendat korda juba Turr leitakse pika palliga liini tagant, sealt tuleb ka löök. Selle võtab Lepp, siin vaatame penaltit korra veel ka Varriga. Võimaliku käega mängu selle löögi hetkel. Aga läheb vaatama Pukk seda asja ja see lõhnab natukene halvasti Kalevi jaoks. Kui nii pikalt kontrolliti, vaatame siis meie ka, mida sealt leiti. Noh, stopp-kaadri pealt ei taha öelda asju, aga käsi on kehast eemal. Nii. Käsi on kehast eemal küll, jah. Selle nurga alt nüüd muidugi peab, ja siin ma arvan, kui nii kiire otsus on, siis on see penalti. Ja nii on, Martti Pukk näitab 11. minutil penalti punktile. Kuhu nüüd? Kuhu nüüd? Ja kindlalt ka samasse nurka Tambetuu, aga Lepp hüppab teisele poole ja Levadia juhib seda kohtumist 1-0. Kergelt see tuli nüüd Levadiale see esimene värav, aga 10 minutiga said selle kätte põhimõtteliselt või no 12 minutiga, et skoortablool muutuks. Jälle Otto Saljaal kahe mehe vastu. Oi, kui hästi tuleb välja kahe mängija vahelt. Ja nüüd siit Tambetuu võitleb palli endale. Lükkab keskele ja seal on 2. Ja seal on 2 ning Richie Musaba lööb 24. minutil Tallinna Kalevi 2-0 juhtima. Kiitus Musabale, kiitus Tambetuule, aga palun vaatame nüüd uuesti seda, mida tegi üle joone juures Enoch Otto. Selle võid esiteks muidugi välja lõigata, internetti panna, aga ma arvan, et kui kordust nüüd korra näeme, siis väärib veel võib-olla enamat. Ops, ja läinud ongi. Lepistu paneb katte ja Peetson läheb ja pall läheb värava ette ka ja läheb väravasse. 3-0 38. minutil ja väravalööjaks Mark-Oliver Roosnupp, nii et just rääkisin sellest, kuidas Roosnuppul võib igav olla, enam ei ole. Ja Otto nurgalöök taas. Hea pall. Ja kolmandat korda pall juba Kalevi väravas. Võiks teha nüüd vahetusi veel, kui oleks võimalik, aga üle 5 ei saa. Švedovski aitab kaitsjaid, lööb selle palli klaariks. Ja endiselt Kalevi mure sama, et kuna kõik mehed kaitsevad nüüd standardolukordi karistusalas, siis kaugelt ja tuleb ilusti. Selle mehe vasakut jalga me teame, Ernest Hadžiri 54. minutil 4-0. Ja Hadžirile ka värav kirja Levadiasse naasmise järel ei ole ta olnud nagu tagasi loksunud, et tegelikult alustas ju päris hästi, oli neid paar täitsa lubavat võimalust. Tukke nõrgaks jäi see sööt Ainsalule, kui oleks olnud tugevam, oleks saanud Ainsalu sealt otse karistusalasse minna, aga mängib Larseniga kokku ja läheb Larsen sinna ise. Teise lainesse, sealt tuleb üle puusa ja tuleb 5 ka veel ja Hadžiri vasak jälle töötab. Eto siin ka võtab endale korraks üle jõukäiva ülesande ehk võtta Hadžiri endale turjale. Tundus, et põhiline probleem oli see, et Eto ei ole meil maailma kõige pikem mängumees ja Hadžiril isegi Eto turjal olles jalad ulatasid ikka maha. 2 minuti sees 2 korda. Vasuri puhu, nagu soomlased ütlevad ja Hadžiri jälle tegelikult täiesti vaba, ootab seal kasti joone peal, võtab ette ja siis tundub, et võib-olla ka Mavretic, kes äkki veel päris 90 minuti vormis ei ole, kui ta siin esimest korda alles alustab. Hadžiri tõstab tagasi Tambetuule, Tambetuu mängib mööda Lepast ja lööb oma teise ja Levadia 6. ja nüüd on Kalevil juba pahandus. Nüüd on mõne minutiga 3 tükki juurde löödud, vist vähem 5 minuti sees ja see on natuke kurjast. Hadžirile veel väravasööt ka kirja siit tundub. Kus Tambetuu ise lüüa ei saanud teist korda, vaatame kohe veel. 6-0. Nii, vahetab Levadia Tambetuu. Jah, kolmapäeval ees ootamas mäng Paide linnameeskonnaga. Siis tabeli 2 esimest oma vahel.
Ainsalu ja Ainsalu paneb ka 65. minutil, saab Ainsalu täiesti vabalt lüüa ja 7. No kui lasta sellise jalaga mehed nagu Achiri või Ainsalu vabalt löögile, siis see pall üldiselt väravas lõpetab pigem. aga löök ette post pikendatakse ja sealt tuleb veel 8. ka. ja lööjaks jälle Ainsalu, nüüd on hakatud 2 kaupa lööma. Ainsalu 2. ja lihtsalt käib juba selline käesurumine. Suurt juubeldamist ei ole. Siin tulebki juba lihtsalt mõelda järgmisele mängule, muud ei ole. Lülitada lihtsalt välja see ja positiivne on see, et nagu öeldud, meil on see nädalasisene voor ja see järgmine mäng tulebki juba kohe peale, et saab hakata sellele keskenduma ja mõtlema, mida siis selle Kaljuga peale hakata, kui siit tuleb veel 9. 89. minutil ja Ahmad Kerro saab ka värava kirja. Öeldud, üks siis veel minna. Ja nii on, Martti Pukk vilistab isegi paar sekundit enne 90 minuti täitumist selle kohtumise lõppenuks. Ehtsa Levadia 9, Tallinna Kalev 0. Mihkel Ainsalu võite on teil sel ajal tulnud palju, enamik neist tulnud napilt, täna tuli väga suurelt. Kuidas see mäng teil täna nii hästi jooksis? Meeskonna sees rääkisime mingid asjad natukene ümber, et läksime teatud põhimõtted juurde tagasi, mis eelmisel aastal toimisid ja täna tuli hästi välja. Kas võib siis öelda, et 1-0 viik raputab meeskonda nii palju, et istusite maha ja rääkisite selgeks mingid asjad suisa? Kas ta just raputab, aga ta nagu toob kindlasti mingid mõtted juurde, et kuidas mingid asjad paremaks saada ja tõesti rääkisime, peatreenerilt tulid selgelt juhised ja väljakul kandusin need ideed edasi, et sellega võib rahule jääda. Et vahel ongi need asjad nagu lihtsad, et tuleb nii-öelda minna tagasi kätteõpitud asjade juurde? Jalgpall ongi niisugune kordamise mäng, et tuleb nii-öelda need baasasjad jälle selgeks teha, et isegi kui sa oled seda mängu nii palju mänginud, siis tuleb neid asju hästi teha lihtsalt. Suutsite seda teha täna ka lõpuni välja tegelikult. Kuidas nagu fookust hoida sellises mängus, kus ütleme, kui seis on juba 6-0 ja on selge, et 3 punkti täna tulevad? Eks Kurvo filosoofia on ikka nautida ja kui inimene naudib, siis tulevad asjad hästi välja ja see fookust hoidmine ei ole raske. Teie jaoks kindlasti oluline ka see, et meil on siin jälle nädalasisene voor tulemas, mängi tihedalt tulemas, saite täna oma pinki jälle maksimaalselt kasutada, et ka suur rõõm ilmselt. Ei, muidugi, meil on kõik mängijad väga-väga väärtuslikud ja tihtipeale ei ole nii, et on põhimängijad ja varumängijad, et igaüks, kes siin on, siin meeskonnas väärib kindlasti kohta platsil ja lihtsalt see ongi peatreeneri vastutus, kelle ta sinna väljakule paneb. Uuel nädalal nüüd juba nädala keskel Paide vastu tähtis mäng? Iga mäng on tähtis, 3 punkti ja vahet, kes seal on. Usud, et 3 tulevad? Selle ideega me läheme. Hugo, sellised päevad on rasked kindlasti. 9 on ikkagi 9, seda on palju, ükskõik kui õppiv ja noor meeskond te olete. Ja tuleb alla neelata see mäng ja läheme siis edasi. Agiri lõi niisuguseid iluväravaid ka seal, et nende vastu ei ole midagi teha. Aga jah, peame seal kasti peal kindlasti mehed paremini kinni saama. Ega algus oli ka teie jaoks selles mõttes kehv, et 10 minutit ja ikkagi vastastel esimene värav tuli. Kas see oli mingisugune murdumishetk või millal see murdumishetk tuli? No eks see natuke üllatusena oli meile ka endale, et ei osanud oodata seal sellist tulemust, aga jah, võib öelda, et võib-olla sealt siis kuidagi midagi mentaalselt läks seal kuidagi viltu, et ei suutnud enam vastu pidada korralikult.
tegelikult teil ju eelmistes mängudes läks kõik justkui ülesmäge, et siin 3 viimasest mängust 4 punkti, võit kirjas, väravaid olite löönud isegi viimaste mängudega veel rohkem kui Levadia. Kas äkki ka mingi väike liigne enesekindlus selle pealt tekkis enne tänast? Ütleks, et no täna me ei tahtnud kindlasti palliga mängida, et meil kuidagi ei julgenud seda lühikest söötu lükata. No niimoodi saabki just mängijaid liigutada, kui lühikese sööduga välja mängida, et nende pikkade pallidega, kuna me oleme siis ka lühemad ja no väiksemad mängijad kui Levadia kindlasti, siis nende pikkade pallidega ei saa, aga jah, eelmised mängud meil tulid väga hästi välja ja kõigil oli niisugune hea tahe ja tunne oli väga mõnus, jah. Positiivne ilmselt see, et järgmise mänguni ei ole ju palju jäänud siin nädala keskel juba mõni päev ja on see vist pigem hea, kui nii-öelda marineerida selle tulemuse järel? No eks ta meile ka niisugune väike pauk on kõhtu, et tuleb vead üle vaadata ja nendest õppida.